ma otsustasin, et ma jään kogu nädalavahetuseks Tartusse. Me lähme Ainduga nautima, puhkama ja ma teen väikse room touri teile. Ma mõtlesin, et ma avan koos teiega neid kinke, mis ma esinemiselt sain. Siis see lihtsalt murdus ära. Mis just juhtus? Seega, see on siis update minu reitide osas. Ma käisin üks päev Paavli kaltsukas, siis ma mõtlesin, et ma teen teile väikse try on hauli. Kokku läks mul siis eurot. Hei, siin on Viki ning ma alustan taaskord vlogi autos, sest ma sõidan järjekordsele esinemisele, aga tegelikult täna on reede ja esinemine on homme laupäeval Elvas, seega ma otsustasin, et ma jään kogu nädalavahetuseks Tartusse. Me lähme Ainduga, tahtsin öelda spaasse, aga ma ei võtnud isegi spa pääset, seega me lähme lihtsalt Tartusse nautima, puhkama, üritan natukene, kuigi neid tööasju on ikka nii palju. Ja siis tuli juhuslikult välja, et Madli sõidab ka Tartusse. Seega ta tuli meiega auto peale, me viskame ta ära. Kuidas emotsioon on? Kõva roadtrip on. Sest täna on nii ilus või terve see nädal on olnud mega soe. Me käisime just söömas seal Alexela tanklas, nautisime ilma. Õues sõime nagu. Nii, Andu, kas sul on ka midagi öelda, kuidas sõita on, kuidas liiklus on? Liiklus on tihe. No ja reede kõik sõidavad. Viki, kuidas sina kommenteerid seda kõike? No ütleme nii, et ma tahaks, et ma ei peaks tegelema tööasjadega ja ma saaks lihtsalt mingi jammida muusikaga teiega juttu rääkida, aga ma olen reaalselt terve aja arvutis olnud, mingi meilidele vastanud, asjadega tegelenud, seega ma olen natuke stressis. No nii, oleme omadega jõudnud siis veespaasse. Ma valisin sellest, ma olen siin varem ka käinud, aga kuna ma ei olnud spaaga eriti rahul, siis ma isegi ei võtnud seekord spa pääset. Aga see-eest ma valisin vanniga toa, sellepärast, et siin on mullivannid ja ma võtsin isegi vannipommi kaasa, seega ma tahaks pärast aega näha, mis värvi seal läheb. Ja ma teen väikse room touri teile ka. Vannituba on siuke väga luksuslik, näeb minu arvates välja. Väikene toanurgaga panime enda asjad siia. Mulle meeldib, et siin on selline suur kapp, et on ruumi, kuhu riideid panna, riiuleid ja siia mahub mu see täis pikk leit. Ma võtsin kõik mingi enda esinemisriided ja õhtusöögi asjade jaoks reaalselt kilega ja mingi riidepuudega kodust kaasa. Ja siit edasi selline on siis tuba, mega suur mõnsa voodi. Mulle täiega meeldib see tagus, see minu arust jätab ka sellise luksusliku mulje ja ülituus element on minu arust see, et siit klaasist näeb vannituppa sisse. Vanni kõike värki särki ja kõik ülejäänud on siin tavaline niisugune nurka. Mega suur telekas. Ja tahad meile vaadet tutvustada? Ja on ülihead Tartu kõige paremaid, et Eelmine kord meil linna poole, siis oli vähemalt mingi vaade, aga praegu on küll täielik urgas. Ja paneme nagu topelt kardinad, me ei peaks seda vaatama. Uuendus, kätte on jõudnud järgmine päev. Ma just sättisin ennast valmis siis esinema minemiseks. Siin on siis väike outfit of the day. Pintsak on kaltsukast, top on Bershka, seelik on H&M. Jalga panen siis sellised plätud, need on ka basaarist. Ning me lähmegi praegu lõunat sööma ja siis liigume edasi Elvasse. Juhu! Saime enda lõunasöögi söödud, me käisime Kremplis, mis on üks mu lemmikkoht Tartus, aga seekord seal oli nii palju inimesi, et me reaalselt ootasime enda jooke 45 minutit ja toiduga läks just mingi tund ja see polnud seekord isegi nii hea, seega mul on natuke pettunud. Ja kuna meil läks seal nii kaua, siis me jõuame praegu täiega minuti täpsusega, et 15.30 pidi hakkama ja kell on 15.27 ja me nagu kohe jõuame. Mis on natuke nõme, ma olen saanud varem kohale jõuda rahulikult asju sättida, aga nojah, mis teha? Kuidas su nimi on? Matilda, Anette, Priit, Maris, Kristjan, Marta, Kirlin. Kus sa
suur aitäh! Katrin. Emma-Liisa. Aini. Marto. Katariina. Ja Nette-Liis. Anne-Mai. Kaile. Teele. Otse. Näita mu loogile. Palun! Oleme jõudnud tagasi hotelli ning nüüd on kätte jõudnud vanniaeg. Ja ma kasutan esimest korda sellist vannipommi, mille ma ostsin Stockmannist, võtsin juba lahti. Selline oranžikas, lõhnab mega hästi. Vanni lasime just vett täis, seega vaatame, mis nüüd saab. Praegu veel väga palju midagi ei toimu. Panin oranži tulega, seega nüüd peab natuke ootama. Ma panen äkki mullid siis äkki. Läheb kiiremini vahtu. Mõni minut hiljem on lõpptulemus selline. Ma panin tule kinni, seda näete seda originaalvärvi, siuke hele oranžikas. Siia poole tekkis siis natuke vahtu ka. Juhu! Ma olen värske ja puhas ning ma mõtlesin, et ma avan koos teiega neid kinke, mis ma esinemiselt sain, sest ma pole mega ammu saanud ja ma reaalselt mäletan, mina viimane kord üldse kaamera ees avasin. Number 1 ma sain siis lilled, aga kuna mitu tundi need olid seal ilma veeta, siis need närtsisid suht ära. Ehk isegi kui ma nüüd siin hotellis nüüd panin, siis sellest ei ole see midagi väga alles jäänud. Ma käisin siis Elva huviala ja koolituskeskuses ning nemad andsidki meeneks enda selle logoga joogipudeli. Samuti andsid nad mulle šokolaadi, kus taga on siis Elva valla sümboolika lugu. Siis ühe kaardi ja joonistuse, mis on täiega nunnud, igal pool on ananassid. Mul tuleb nüüd meelde, et ma sain ananassi ka, aga see on praegu autos. Siis veel üks joonistus ja siia alla mul on tundub on midagi kleebitud või teibitud, seega vaat. Ai, mul ei ole käär, ma vist ei saa lahti seda või. On meil käär kuskil või? Ma avasin lõpuks teiselt poolt ja see on... Oi! Täiesti komme täis. Ma arvan, et see on mingi M&M'sid ja värgid. Ehk siin peab nüüd ettevaatlik olema, et kõik laiali ei läheks. Ja lõpetuseks selline beebiroosa tass südametega. Siin on kirjas Sweet Home, mis on täiega nunnuks, on üliesteetiline minust. Ja see on mega mõnusas suurusega siuke korralik teetass ja ma joon teed nagu mingi 3 korda päevas. Seega kulub ära. Seega aitäh kõigile, aga te ei pea kunagi tundma, et te peate mulle midagi tooma. Minust on ülega, kui te lihtsalt juba tulete koha peale mind kuulama või lihtsalt pilti küsima. See on täiesti piisav, et mul ei ole kunagi vaja mingeid asju kinkida. Ma olen nüüd omadega koju jõudnud ja kuna ma käisin üks päev Paavli kaltsukas, siis ma mõtlesin, et ma teen teile väikse try on hauli, sest ütleme nii, et ma leidsin kraami. Pavel on üks mu lemmikkohti, kus käia, sest hinnad on väga mõistlikud, nii suur valik on, klaarites tuleb alati head mussi. See on lihtsalt mega chill koht, kus käia. Ma alati leian sealt midagi. Muidugi läksin ma kohale oma riidest kottidega, sain 2 kotitäid. Kuna ma olen ilmselgelt Paavli püsiklient, siis mul on nende sooduskaart, ma sain -10% alla, säästsin 3 eurot. Kokku läks mul siis 30 eurot ning ma sain selle eest 7 asja. Mis on minu arvates super deal, sest see teeb keskmiselt ühe asja hinnaks 4,3 euri. Ning ma ei tea, võrreldes tavapoodidega päris säästlik. Alustame siis kategooriate kaupa, sest ma lihtsalt olen nii organiseeritud inimene, et ma ei saa suvaliselt teile riideid näidata. Esimesena on meil kampsunid. Leidsin ma siis sellise halli kootud kampsuni. Selline muster on reaalselt üks mu lemmikuid kampsunitel. Mulle nii meeldib, sest see näeb selline väga viisakas välja ja ma ei tea, mul on nõrkus selle mustri vastu. Ning kuna see on suht selline ühtlane hele hall, hästi minimalistlik, seda on lihtne stiliseerida, läheb iga asjaga. Ja ma kindlasti läksin sinna ka kampsunid otsima, sest sügis talvehooaeg on tulemas. Mul on kogu aeg külm, isegi praegu kannan kampsunid, sest see lihtsalt nii mõnus hubane ja hoiab mind soojas. See originaalbränd on siis Atmosphere, mis minu arust on UK bränd. Ja see maksis 1,5 eurot. Mida? Järgmisena on siis selline suur meeste kampsun. See oli tegelikult naiste asjade all, aga praegu ma hakkasin vaatama, et see bränd on Top Man, mis siis naiste bränd on Top Shop, aga see on siis meeste oma on Top Man. Ning see on tegelikult M suurus, ehk minu jaoks ta ongi lihtsalt oversized. Võib-olla Andu tahab seda minult isegi vahepeal laenata. Sinise valge triibuline ka suhteliselt minimalistlik ja see oli siis 5 eurot. Kõige unikaalsem kampsun, mis ma leidsin, on kindlasti see on selline kergelt neoonroheline, aga samas kollase alatooniga. Väga vintage vibe minu jaoks meenutab, ma arvan, 80-ndaid. Kuigi vahel ma panen neid ajastuid täiesti puusse, see võib olla ka mingi 60-ndad, ma ei tea. Aga siin on see pits ees, mitmekihiline, kõrge kraega, pikad varrukad. Mega huvitav. See on Asosest tegelikult pärit. Ma reaalselt arvasin, et see on mingi vanaema kampsun, aga
tuleb välja, et mitte. See oli vaid 3 eurot ja reaalselt see eristab sind teistest ja ma arvan igalt poolt Telia selliseid asju. Oleme jõudnud bluuside kategooriasse ning esimesena ma leidsin sellise lillelise pits bluusi. Siia alla võib panna kas mingi neutraalse topi või sa võid panna ka näiteks täiega neoni, mis teeb selle ka väga ägedaks fashion selliseks statement piece'iks. Ning ma leidsin sealt üli palju asju, mis olid täiesti uued, sest neil olid originaalbrändi sillid küljes. Näiteks mega palju oli River Islandi asju koos siltidega, aga enamus neist mulle kahjuks väga ei istunud ja siis samamoodi Primark atmosfääri asju. Siin ongi näiteks Primarki atmosfääri silt küljes, see maksis 4 euri. Näeb elegantne välja, ma ütleks. Järgmisena on meil selline mustriline bluus. Ta on kropitud, eest kinni seotud ja tal on need imeilusad nagu printsessi varrukad, ma nimetan, et lähevad laiaks, väga-väga naiselikud. Värvide paleti poolest selline pastelline meenutab mulle ka natuke vintage'i efekti. See on siis näiteks River Island täiesti uus sildiga asi, maksis 8 euri. Järgmine bluus on ka Riveli täiesti uus koos sildiga, samuti maksis 8 eurot. See on siis õlgu paljastav top ning samamoodi nii-öelda need printsessi varrukad, satsilised, laienevad, jätab endiselt hästi naiseliku, elegantse, viisaka mulje ja see muster ja materjal minu jaoks tundus ka selline kallis ja luksuslik. Veidi siuke vintage efekt, mis mulle täiega meeldib. Ma olen praegu täiega otsinud just selles stiilis asju enda garderoobi juurde, kui te panete tähele, ma katsetan palju rohkem eri sorti mustrite värvidega. Kaltsukas ongi selleks just ülihea koht, kui sa tahad enda stiili edasi arendada, aga sa ei ole kindel, kas sa päriselt hakkad neid asju kandma või kui hästi sulle ikkagi see sobib, siis Kaltsukast sa saad nii palju odavamalt, vaatad, kas sobib või ei sobi ja siis võib-olla hiljem tahad midagi kallimat kuskilt osta, aga siis sa juba tead, et sulle meeldivad asjad, seega ülihea koht enda stiiliga katsetamiseks. Ma jätsin kõige parema asja kõige lõppu, sest see on mu lemmik! Neon jakk. See on täiega 80-ndad roosa neon, aga oranži kalatooniga, mis on nii ilus, siuke virsik reaalselt või korrall. Istus mulle suurepäraselt, ma ütleks siuke kevad, sügis, pigem kevadärvi poolest, aga ma kindlalt kavatsen seda ka nüüd sügisel kanda. Ja üks detail, mis mulle selle 100% ära müüs, on see, et selja peale on kirjutatud Snow White 1907. aastast. Nagu lumivalgeke, täielik printsess vibes ja mulle meeldib roosa, südames olema alati printsess, seega mulle sobis see. Kõige uskumatum on see, et see maksis 4 eurot. Kuidas see võimalik on, ma ei tea. Ma lihtsalt võtan selle öösel kaisu, see on muu semmikasi, ma tahaks seda iga päev kogu aeg kanda. Tegin väikse nurgavahetuse, et rääkida järgmisest teemast. Nagu teate, siis aasta ajaga mul ei ole see keskmine need ikka veel ära paranenud ning ma lõpuks otsustasin, et ma tahan selle üldse välja võtta, sest ta muutus nii ebapraktiliseks, ta jäi kogu aeg näiteks riiete taha kinni, kui ma neid üle pea võtsin, mis on räigelt valus, öösel magades mingi juuksed jäid kinni, taaskord tõmbas, et ta tekitas mulle rohkem stressi kui naudingut. Ja siis nagu ikka ma veidi keeran, näpin seda aeg-ajalt. Ja üks hetk, kui ma hakkasingi seda natuke kõrvas nagu ringi pöörama, mida ma tean, et ma ei tohiks teha, siis see lihtsalt murdus ära, nagu see ümmargune need lihtsalt kukkus kraanikaussi ja juba veeres alla, ma isegi ei jõudnud midagi teha. Siis ma sain šoki, sest mul oli lihtsalt see terav või pikk needi osa oli ikkagi kõrvas, ma olin mingi, mis just juhtus. Siis ma hakkasin mõtlema, ma sain aru, et ma just olin seda nii palju näppinud, et see ots oli lihtsalt lahti keeranud, sest ta ei tohiks lihtsalt ära murduda, kuna ta on ikkagi tugevast metallist. Seega see selgitas seda, miks see pea ära tuli ja siis Andu aitas mul selle taguse välja võtta, mis õnneks ei teinud absoluutselt valu, ma olin nii õnnelik, sest viimati, kui ma käisin seda neeti vahetamas, siis see oli retsilt valus. Seega ma pidanudki salongi minemas, see tuli mul ise ära, see läheb hetkel täiesti jõudnud välja, sest nagu ma ütlesin, ta pool siiani ära paranenud, aga ma guugeldasin, et kui ta on aasta olnud, siis see võtabki mingi paar nädalat aega, kuni ta kinni kasvab, aga ta peaks kinni kasvama, mis on väga hea uudis. Seega see on siis update minu neetide osas, et ülemine on ammu ilus selle paranenud, kõik on hästi, aga sellest keskmisest ma siis loobusin. Ja see ongi tänaseks minu poolt kõik. Kui sa vaatasid video nii kaugele, siis kommenteeri alla need poe kotikesed. Ja kui sa tahad, et ma teeksin veel Kaltsuka haule, siis kindlasti anna sellest mulle kommentaaridest teada ja pane videole like, siis ma tean. Ning ära unusta subscribe ida, et see jääks tulevastest videotest ilma ning näeme juba järgmisel reedel kell 5 õhtul. Tšauki!